Kool on ühiskonnas selline paik, millel on suunatud vastuolulised ootused. Ühelt poolt siis peaks ta looma tulevikku, kuna valmistab homse päeva täiskasvanuid. Teisalt on aga üldteada kooli säilitav loomus ehk konservatiivsus. Ka täna toodab kool sellist ühiskonda, kus õigused ja võimalused sugude osas päriselt võrdsed ei ole. Sest sugude küsimus on koolis alati nähtav olnud. Ja kuidas see siis välja näeb? See toimub läbi koolielu argipraktikate, läbi enesestmõistetavuste, mida ei osatagi näha ja tajuda, mismoodi me asju koolis ajame ja nimetatakse siis seda kooli variõppeks. Soo-uurijad on küsinud, mis soost on kool ja vastanud ise, et kool on meessoost. Miks siis nii? Kool on hierarhiline, põhineb võimusuhetel, distsipliinil, konkurentsil, hindamisel, kontrollil ja traditsiooniliselt on kõike seda seondatud maskuliinsete väärtustega. Ja nii olemegi paradoksi ees, et naissoost õpetajad viivad rollimudelit järgides ellu maskuliinseid väärtusi. Ja nende maskuliinsete väärtuste ees on poisid ja tüdrukud erinevas staatuses. Erinevad on kummalegi omistatud normaalsus, ootused, uskumused ja ka koheldakse neid erinevalt, kuigi see ju välja ei paista, seda ei tajuta, sest niimoodi on ju alati olnud. Peatugem ootustel. Nõue vastata kooli nõudmistele ja püsida õpilase rollis on rohkem suunatud tüdrukutele. Tüdrukutelt oodatakse, et koolitööd on alati tehtud, poiste puhul vaadatakse sellele läbi sõrmede, sest 3 on koolipoisi number. Tüdruku puhul midagi iial sellist ei öelda. Tüdrukult eeldatakse ette nähtud reeglite täitmist ja piirides püsimist. Poistelt vaikimisi oodatakse piiride rikkumist, sest mehed ju eluski ületavad piiri. Ja niimoodi oleme teinud uurimuse, kus oleme lasknud lastel lõpetada lause, mulle tundub, et poiss olla on parem kui tüdruk. Ja nii poisid kui tüdrukud vastavad sellele nii, mõlemad. Poisid võivad rikkuda norme, ületada piire, lubatavused ja vabadused on poiste jaoks suuremad, poistel on madalamad ootused. Poiste hääl on kuuldavam. Ja nüüd, kui tuleme normaalsuse juurde, et milline on siis normaalne poiss ja normaalne tüdruk, siis ka soo-uurijate vaates selgub, vaikne tüdruk ja häälekas poiss on kooli normaalsused. Häälekas poiss symboliseerib jõudu, võimu, liidripositsiooni. Häälekas tüdruk siseneb justkui keelatud alale. Ja poiste puhul ongi siis taas normaalseks peetud tunnikorra rikkumist, puudumisi, halbu hindeid. Nii poisid kui tüdrukud mainivad, et hästi õppimine on poisile mõneti ohtlik, sest poissi võib tabada nohiku staatus. Hästi õppimine seondub kuidagi tüdrukuga. Ka uskumused on erinevad seonduvana poiste ja tüdrukutega. Kui tüdruk õpib hästi, siis ta on usin, kui poiss õpib hästi, siis ta on andekas. Poisid vajavad rohkem tähelepanu, poisse tuleb õpetada huvitavamalt. Tüdrukud on vaiksed, hästi käituvad, küpsemad, taluvad rutiini paremini ja nad ei lahenda kõrgema tasandi probleeme, täidavad meelsasti reegleid. Ja nii ka meie uurimustes üks küsitletud poiss kirjutas, poisid on looduse poolt tehtud targemaks ja teine poiss kirjutas, ma olen liiga laisk selleks, et olla tüdruk. Küsime, mida siis oleks võimalik teha tänases koolis? Tuleks variõppe teha nähtavaks, teadvustada, mida siis veel õpetatakse ja mida veel õpitakse koolis läbi elutegelikkuse, läbi igapäevaste situatsioonide. Neid situatsioone oleks vaja analüüsida
ja tuleks loobuda suuremast kuulekuse nõudest tüdrukute suunal. Sootundlik pedagoogika, mis see siis on? See on, kui kooliarki olukordades jälgime iseend, hoiame meeles, et kumbki sugu, poisid ja tüdrukud väärivad võrdset kohtlemist. Kummalgi on oma eripära, kummagi inimväärikuse austamine on kooli moraalne kohus. Ja kummalgi sool on suurepärane vaimne potentsiaal ning selle arendamine on kooli ülesandeks.